Yo dog, you ready? No nii, rahvas, minu jälgijad, kes vaatavad minu sisu, ilmselt mõtlevad, et väike paus on tekkinud, kuhu Martin vahepeal kadunud on. Juhtus selline hea asi, et sain teist korda isaks. Aeg lendab, pean juba 2,5 kuune. Me Uusmaa Proos teeme neid sünnipäeva selliseid videosid, kus teised nagu ütlevad, mida nad sellest inimesest siis arvavad ja mulle ülihästi jäi meelde see, mis Karl William ütles minu videos minu kohta, et tema jaoks on müstika, kuidas ma neid kõiki palle korraga žonglöörin. Et kui ma esimese lapse sain, siis ikka oli hirmus, et kuidas mul elu nüüd hakkab olema. Kõige suurem hirm, mis meil abikaasaga oli see, et kui sa oled aktiivne maakler, sul on kontor, sul on ka mingi investeeringud, flipid, hobid, siis kõige suurem hirm oli meil tegelikkuses teise lapse ees, sest kõik meie sõbrad, kellega me suhtlesime, hoiatasid ette, et 2 lapsega kindlasti on see veel intensiivsem. Nii et siis siinkohal aja planeerimine, sellest me oleme nagu veel rohkem aru saanud, et aja planeerimine on pereelu ja rohkem kui 1 lapse kõrvalt veel tähtsam. Aga üks asi, mis mulle kohale jõudis, on see, et kui mina ei planeeri enda nädalat ette, siis minu nädala planeerivad kõik teised. Ehk siis minu siiras soovitus kõikidele on, et kas siis võtta selleks pühapäeva õhtu või esmaspäeva varahommiku, aga planeeri oma nädal ette. Näiteks minu puhul ma planeerin ette kõikusugused koosolekud, kohtumised klientidele tagasisidet andmised, kohtumised sinna assistentidega, flipkorterite kohtumised, hobid, vaba aeg, perega tegelemine, et see kõik tegelikult peab olema sul nii hästi planeeritud. Selle kohta on ka müügis üleüldiselt ütlus üldse aja planeerimises, et kui see ei ole kirja pandud, siis seda väga suure tõenäosusega ei juhtu. Paljudel on selline ekslik arvamus, et kõige suurem viga on sotsiaalmeedia, Instagram, TikTok, Delfi scrollimine, lugemine. Ma arvan, et see pigem ei ole nii. Kõige suurem ajaröövel on see, millal sa midagi teed ja eriti just kontori juhtimise ja pere ja maklerluse kõrvalt ma olengi nagu seda logistikat nii palju õppinud või tegema hakanud, et sa hakkad nagu väga detailselt planeerima ka seda, kuhu sa sõidad, mida sa millalgi teed. Näiteks, et mulle tuleb mingi e-mail sisse, oletame, mul on mingi vaja minna kuhugi kliendi kohtumisele, mul just parasjagu tuleb mingi e-mail sisse, mis ei ole nii põletav teema. Ehk siis me kutsume neid jällegi kinnisvarast tulekahjudeks. Et kui ta ei ole selline tulekahju või selline primaarne teema, millega tegeleda, siis ma ei pea sellele e-mailile kohe vastama. Ma ei pea selle probleemiga kohe tegelema, et sa pead hakkama prioritiseerima, millega sa tegeled ja millal sa tegeled. Kui sa teed midagi, siis tee nagu pühendumusega hästi. Et kui sa oled tööl, tee tööd hästi, kui sa oled kodus, sa ole kodus hästi. Meie elu on makleritena 24/7 ja see on suke lifestyle ja su kogu aeg telefon heliseb. Et mina panen telefoni täna tegelikult õhtul juba hääletuks ära ja kui ma olen perega, siis ma olen perega. Siis delegeerimine on, ma ütleks, hästi suur märksõna, et eriti just nagu teise lapse saamisel, et see arusaamine, et ma ei pea kõike ise tegema ja delegeerimine kui selline tegelikkuses ei ole töö äraandmine. Delegeerimine on investeerimine. Ehk siis, kui sa delegeerid mingi tegevuse ära, millega sina ise tegelema ei pea, siis sa investeerid enda aega, siis sa säästsid endale just tund aega. Et sa annad ära tegevuse, mis näiteks maksab 10 eurot tund, sinu tund näiteks maksab 50 eurot, siis sa tegelikult säästsid 40 eurot tunnis, nii et see on minu hinnangul investeering. Ka küsimus, et kas ma olen kõige õigem inimene seda tegema, siis mina, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen selles mõttes hästi nagu nõudlik, põhjalik, et mul oli see, kui ma assistendi võtsin assistendi endale 2024 aasta suvel alles, ma olin 6,5 aastat, 6 aastat olin makler olnud, kuniks ma võtsin endale assistendi, sest et ma kogu aeg arvasin, et kui ma teen ise, siis mul juba on see käe sees, vahet ei ole, ma saan selle ise tehtud ja ma tean, et siis see asi on õigesti ja korrektselt tehtud. Aga kõige suurem õppetund, mis minu aja juhtimisel üleüldiselt ongi see delegeerimine, äraandmine inimesele, kes esialgu võib-olla ei tee seda nii hästi, nii nagu sa tahad. Aga see inimene ajapikku hakkab seda paremini tegema kui sina. Eks kui ma peaksin andma kaasa 3 kõige tähtsamat asja, siis esiteks planeeri oma aega, teiseks tee asju õigel ajal ja 3. investeeri ehk delegeeri ja julge delegeerida, julge anda asju teistele teha. Ehk siis, kui sa neid kõiki 3 asju teed, siis sa saad kõigega hakkama ja sa kohaned kõigega.
aga hea oleks, kui sa jätaksid siia video kommentaaridesse kirja ka, mis on sinu siis kõige raskemad asjad, et äkki ma oskan selle koha pealt kuidagi nõu anda. Ja kui sa soovid rohkem praktilisi videosid, siis jäta samuti kommentaar, et mis teemadel sa tahaksid, et me järgmine kord räägiksime ja siis me võtame selle teema ette. Tšau!